No tere sõbrad! Ei tea, kas see on seotud nüüd selle iga suvise hapukapsa hooaega, kui meedia, mis peab ju iga päev meie ajusid pesema ja toitma näljast inimteadvust mingite uudistega, mis aktiveerib ja paneb siis hoiakuid võtma, hinnanguid andma. Kas see hapukapsa hooaeg meedias on tinginud selle, et juba ja nüüd võtame päris pika distantsi. Ma usun, et sa oled tead veel, et Tallinnas Toompeal Vene õigeusu katedraal, tuntud Nevski katedraali nime all, sai peksupoisiks juba esimese Eesti Vabariigi ajal. Ja vahet ei ole, ma ei ole ajaloolane, et ma pean kõiki neid daatumeid täpselt teadma. See saab suisa 20. aastate lõpus vist saab hoo sisse, kus tões ja vaimus on plaan ainult paarkümmend aastat ennem seda, sealjuures Nevski katedraal on ehitatud sajandi algul, kas ta oli suurusjärk 1902, 1903, 1904, selles, no vahet ei ole, ta on päris uuekene. See iseenesest võimas sakraalhoone oli siis nüüd esimest korda tões ja vaimus riigi tasandil plaanitud demonteerida, lammutada, õhkida, mida iganes, tähendab muuta olematuks. Ja nüüd hakkab see tsirkus Barcelona peale, eks ju. Tõeline tsirkus Barcelona, eks ju. No Päts, kes teadupärast ise oli õigeusklik, sellel ajal ei olnud seda nii teravat mingisugust patriarhaatide vahet, eks ju, kõik oli üks Vene õigeusk, eks ju. See on hilisemal perioodil patriarhaadid, seal midagi, seal Konstantinoopoli alluvuses, milles on praegu Eesti Apostlik Õigeusu Kirik ja nüüd sunniti ka see Moskva patriarhaat kuidagi viisi ennast nimeliselt lahti haakima Moskva patriarhaadi. See on nagu kihelkond. Et kui keegi juhtumis mõtleb, mis kuradi patriarhaat ja mis jutud need pidevalt käivad, eks. See on nagu kihelkond, eks ju, Luteri kiriku mõistes, eks. Ja Vene õigeusu kirik on siis sinna liitub, eks ju, see Ukraina õigeusu ja bla 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 ja bla bla bla, eks ju. Uuesti algteemasse. 20. lõpus kindel plaan see likvideerida. Päts ise õigeusklik, see oli ka nagu kits kahe heinakuhja vahel ja ise õigeusklik ja samas, et ikka peaks asjad paika panema ja ma ei tea, kelle ja mille tarvis. Ja küll see oli teemaks, siis see läks päevakorrast maha. Kätte jõuab 40. aasta, punased tulevad tagasi, eks ju, ja bla 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 on see karm 40. aasta. No loomulikult 40. aastal mitte mingisugust teemat ei olnud siin üleüldse, eks ju. Siin oli ainult eriti tõsised kaabakad, need võib-olla oli kahe käe näppudel üles lugeda, kes 40. aastal arreteeriti, eks ju, mingisugused eliiditegelased. 41. aastal on muidugi vahetult ennem sõda, eks ju, käib siis see küüditamine, nüüd läheb asi teravamaks juba. Aga õigeusu kirik oli teemast maas, see katedral absoluutselt, see on üldse jutuks, eks ju. Nüüd tuleb Saksa okupatsioon, täiesti mängleva kergusega oleme me siis nüüd Natsi-Saksamaa nagu mingisugune territoorium, määratlematu territoorium, sest Hitler teadupärast oma hoogsa, eks, selle tegevusega kihutab Wehrmachti läbi Euroopa, eks ju, kõik kukuvad käpuli ja panevad, eks, Moskva peale, eks ju.
ja nüüd seisab ees, eks ju, Eesti rahval jälle uus kogemuslikkus, 4 aastat siis Suur-Saksamaa vasallina, eks ju, mingisugune määratlematu staatusega, on omariiklust muidugi ei taastata mingisugusel kujul. Ja Litzmann, kes on siis Eesti see mingisugune kuradi kuberner, sellel tuleb ka ikkagi idee, et läheks ikka ajalukku, eks ju. Kuidagi viisi tõmbaks selle katedraali maha, eks ju. Väidetavalt, keegi seda ei oska enam täpselt tuvastada, aga väidetavalt Eesti omavalitsuse juht Jalmar Mäe, osav diplomaat ja advokaat, eks ju, ja kõik kokku, eks ju, väga peen strateegia, eks ju, elab muide kõrge vanuseni. Ka tema mõju olevat on siis niimoodi, et härra Litzmann, et võib-olla lükkaks järgmisesse nädalasse selle Nevski katedraali õhkimise, et praegu on oluliselt teemad. Ja siis nädala pärast, et lükkaks veel nädala edasi. See on niisugune nagu humoorikas võtmes. Niika kuni Litzmannil kadus isu ära, eks ju, ja nii ta sinna paika jäi, eks ju. 44 sügis tulevad punased uuesti tagasi, hakkab siis tore epohh, eks ju. Nii, nüüd 44 kuni 53 Stalini ajastu, eks ju, siis loomulikult midagi ei puudutatud. Absoluutselt, kuna see legendaarne Jossif Vissarionovits teadupärast sõlmis pakti sõja alguses 41. aastal Vene vaimulikkonnaga, eliidiga, kes olid suurem osa kõik Gulagi laagrites, ja Wehrmacht on Moskval, nii et Moskva, kõik oleme seda ju kuulnud, eks ju, lahingud Moskva pärast, ja Moskva oli kohe siis üle võetama, siis oleks, sõjakäik oleks enam-vähem nagu ütleme otsustunud, eks ju. Wehrmacht peatub Moskva all, eks ju, seletamatutel asjaoludel. Usklik inimene teab väga hästi, et Jumal peatas selle Wehrmachti võidukäigu ja mitte siis usklikud inimesed arvavad, et et talv, eks ju, ma ei tea muidugi, kelle käes on siis talv ja suvi ja kevad ja sügis, eks ju, et ootamatu talv tuli ja külmutas Wehrmachti tankidiviisid, eks ju, ja nüüd osutusid liikumise võimetuks, eks ju, ootamatult siis detsembri algul, novembris õigupoolest juba raksatanud pagane ja kõik raske tehnika, kütus, hangus ja õlid, eks ju, tankidiviisid jäid seisma ja kõik raske tehnika, eks ju, ja see nagu määras. Stalin, kes kõigi näitajate järgi oli usklik mees, Jumalast juhitud, ükskõik kui pahaendeline võis olla tema tegevus, aga selle peale on nüüd ikkagi väga pika aja jooksul on kuhjunud väga palju informatsiooni. 41. aasta novembri lõpp, detsember, kiirkorras komandeeritakse Moskvasse erilennukitega erinevatest Gulagi laagritest kõrged Vene õigeusu vaimulikud, kes on selle vangidena, ja nad see käis väga kiiresti ja operatiivselt, eks, erilennukitega. Ja toimub kohtumine Kremlis vaikuses ja Stalin pakub siis diili, sest ta on ise usklik mees. Pakub diili välja, et ma taastan Nõukogude Liidus patriarhaadi, õigeusu patriarhaadi, ehk taastan patriarhi kirikupea staatuse ja luban, et minu võimuloleku ajal lõpeb igasugune õigeusu kiriku tagakius. Vabastati tuhandeid preestreid, lõpetati tagakius, loomulikult mitte mingisugusel kujul ei antud avalikus ruumis selle kohta mitte mingid ukaase, et õigeusu repressioonid ja kõik sellega kaasneb, selle õigeuskliku religiooni tagakius oleks nüüd lõppenud, aga vaikimisi lõppes tagakius
ja samas ei antud neil muidugi võimalust siis tegeleda nii-öelda kristliku missioniga, eks. See selleks. Nii et Stalini ajal siis perioodil 44 sügis kuni 53 märts ei ole üldse mingiks teemaks, ei ole selle Nevski katedraali ümber käiveks. Stalini järglaseks osutub teadupärast Nikita Hruštšov, ääretult negatiivse kuvandiga mees, ühtede jaoks küll väidetavalt selle Stalini isikukultuse paljastaja ja nimelt on ju olemas niisugune määratlus nagu Hruštšovi sula, eks ju. Katlematult vabastati Gulagist, Gulagi laagritest sadu tuhandeid, pealt vist ligi 1 miljon vangi vabastati, sealhulgas esimeses järjekorras muidugi kriminaalkurjategijad, ka see kajastus ühiskonnas, eks ju, kriminogeenne tegevus siis nendel karmil sõjajärgsetel aastatel võttis meeletu pöörde, eks ju, sest esimeses järjekorras vabastati kriminaalid poliitparagraffidega, siis järgneva mõne aasta jooksul viimased teadupärast, me Eestiski ju teame seda, pöörduvad tagasi ja vabanevad 56. aastal alles siis Venemaa ja Siberi ja siis nende põhjaregioonidest, eks ju, Eestist arreteeritud meie kaasmaalased, kes seal vangidena gulagides olid. Kuid algab uuesti tohutu ideoloogiline rünne Vene õigeusu suunas ja nüüd jõuame juba päris tänapäeva 60. aastal Tallinna kesklinnas Maneži trammipeatus on seal vist kõige lähemal ja seal asub siis see iseenesest kuulus, kes tallinlased on ju teavad, eks on see Kannikese lillepood, mis on seal jumal üle 50 aasta tegutsenud, eks ju. Seal on kaunid maakividest niisugune ehissein, eks ju. Sellel kohal, selles perimeetris asus Pühtitsa nunna kloostri Tallinna kirik. Iseenesest väga ilus klassikaline, väga nunnu, suhteliselt väike, eks ju, niisugune omaselt nende õigeusu traditsioonile selliste värviliste nende kuplikestega, niisugune tore väike kirik, koos 4 või 5 torniga. 60. aastal see lammutatakse, see hävitatakse ja põhjenduseks, et Tallinnas piisab ühest õigeusu kirikust, nii katedraali mõõtu, eks, ja siis üleval Toompel vastalt, aga 2 on liiast ja see lammutatakse. Iseenesest ääretult kahetsusväärne, ääretult ilge ja rüve, kõik, mis sellega kaasneb, aga aasta on 60, see ei olnud väga ammu. Täna, kes on veel aktiivses elus, need inimesed olid juba ammu olemas sellel ajal, eks ju, siis lastena 60. aastal lammutatakse ehk likvideeritakse, lõhutakse pühakoda. Õigeusu väike katedraal. Ja nüüd jõuame siis tänaste sündmusteni, mitu aastat on siis nüüd see jama käinud ja ehk äraspidiselt võib öelda, on teatav niisugune maavõistlus erinevate poliitjõudude vahel, et kes siis osutub selleks võitjaks, kes suudab Vene õigeusu katedraali, mis on seal üle 120 aasta siis nüüd ilusti püsinud, üle Tallinna panoraami, kes suudab selle likvideerida, hävitada, õhkida, lammutada, demonteerida. Viimane uudis on see, ma ei tea, kui palju sellesse saab suhtuda nüüd adekvaatselt, fakt on see, et pealdiseks on Mart Helme tsitaat, õigeusu katedraal tuleb demonteerida.
demonteerida. Ja võtame nüüd kõik kokku. Sellega ei saanud hakkama ei Päts, ei Liitsman, ei Stalin, ei Nikita, rääkimata Brežnevi ajastust, kus kohas niisuguste asjadega üldse ei tegeletud. See oli suur, võimas, üldrahvalik üle Nõukogude Liidu üks lõputu joomine ja lihtsalt oleskelu. Brežnevi ajastul, mis on ju tegelikult 18 aastat, see ei tulnud üldse kõneks, eks ju. Ja nüüd on tõusnud vägevad mehed ja naised, kes soovivad teha ajalugu, mängida kõik need eelloetud tegelased üle ja tahavad saada seda au ja kuulsust, et mina olin selle katedraali, selle kiriku hävitaja, purustaja. Seda areaali igatsevad erinevad jõud, erinevad seltskonnad, erinevad persoonid. Avalikus meedias on ju, peavoolumeedias, on sellele ju piisavalt palju viiteid, seal on unikpersoone, ma ei hakka nende õnnetute inimhingede nimesi üles lugema, kes, ma ütlesin inimhingede, mitte inimeste, nende inimhingede, sest eelkõige me oleme hinged, kes me kasutame keha ja identiteeti. Aga need inimhinged, kellel kindel eesmärk on hävitada Jumala tempel oma kodumaal, kristlikul maal, oma pealinnas, võimutsentris, Toompeal, hävitada Jumala koda. Ja lõpetuseks veel selline osa. Uus Testament. Jeesus istub Jeruusalemma künnisel, linna piiril ja ütleb need kuulsad sõnad, vaadates templile, Salomoni templile. Siin ei jää kivi peale, mida maha ei kistaks. Ja teine koht, mida seotakse üldiselt sellega, see oli ettekuulutus Jeruusalemma hävitamisele. Sest kiriku kisuvad maha Rooma võim, tempel hävitatakse, aga koos sellega hävitatakse ka terve Jeruusalemma linnriik. Jeruusalemma on alati põhjust ja väga paljudes erinevates andmestikes käsitletakse teda kui linnriigina. Hävitatakse ka Jeruusalemm ja see jääb inimtühjaks mitmesajaks aastaks. Jeesuse tsitaat. Siin ei jää kivi peale, mida maha ei kistaks. See on minu ülevaade, isiklik läbilõige lähiajaloost ja seotuna igavese raamatuga, piibliga, Uue Testamendiga ja Jeesuse Kristuse tsitaadiga. Aamen.